kord reisile minna ja seekord suundun ma Barcelonasse. Ma polegi seal kunagi varem käinud, ma olen küll Hispaanias käinud päris mitmes kohas, aga Barcelonas mitte. Ja ma olen väga elevil, sellepärast et miskipärast on Barcelona alati tundunud mulle koht, mis on väga minulik ja mis mulle võiks väga meeldida, nii et ma lähengi, vaatan, kas see on tõsi. Hispaania kultuur ja keel ja see kõik mulle väga meeldib, seda ma juba tean. Aga linn kui siuke, seal ma pole käinud, et saab põnev olla. Ja ma tegelikult lähen reisile üksi. See on minu esimene nagu siukene solo travel reis. Ma olen küll varem lennanud üksi ja olnud reisi ajal üksi mitu päeva ja selles mõttes küll, aga ma pole kunagi niimoodi sihilikult, et nüüd ma lähen reisile ja ma lähengi täiesti üksi niimoodi, et ma tean, et ma ööbin üksi, lendan üksi, suure tõenäosusega ei saa otseselt sihilikult kellegagi kokku ka, kuigi mul mõned tuttavad hispaanlased on, keda ma tean, et eks näis. Aga jaa, ma arvan, see põnev olema, et ma tahangi ennast proovile panna ja näha, mis saab. Aga hetkel olen Riia lennaamas, olen siin olnud oma 6 tundi, mul oli väga siuke nõme pikk paus nagu lendude vahel. Vaatasin 5 osa Seksi ja linna ära ja nüüd õnneks varsti see ooteaeg saab läbi ja saan lennukisse minna ja jälle 4 tundi istuda, aga õnneks varsti näeme teiega Barcelonas juba. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Ladies and gentlemen, welcome to Barcelona. Local time is 4:30 in the afternoon. The outside temperature is plus 27 degrees. Kaare juures, mis siis paljud arvavad tegelikult, et Triumfikaar on ainult Pariisis, aga tegelikult väga paljudes linnades on, et Triumfikaar ei ole nagu, see on nagu kaare tüübi nimetus või nii, et see pole nagu spetsiifiline Pariisile, et see on üldiselt ehitatud siis millegi võidu tähistamiseks. See on väga-väga kaunis ja ma tahaksin pilti teha, aga siinkohal ma jagaks teiega, kui keeruline on üksi reisides pilti teha. Ma tahaks teha taimeriga, sest mulle väga ei meeldi nagu küsida kelleltki, ma kindlasti vahepeal pean, aga siis kui keegi teine teeb sust ka pilti, siis ta ilmselt teeb ainult mingi ühe ja siis see on ka kole, on ju. Et ma pigem tahaks ise taimeriga teha, aga see on Barcelonas väga keeruline, sest siin on hästi palju taskuvargaid kahjuks ja peab väga ettevaatlik oma asjadega olema. Ja teiseks inimesed istuvad kogu aeg seal, et nad jäävad pildi peale. Ja ma olen praegu mõned pildid saanud, aga need ei olnud väga head ja nüüd ma olen oodanud umbes pool tundi, et endast normaalset pilti teha. Ja just jälle üks tati istus täpselt sinna, kus ta jääb kaadrisse, nii et vaatan, kui kaua ma viitsin oodata. Aga jah, see on väga keeruline, hoiatan teid. Ma nüüd vist lõpuks sain miskit. Ma nägin, et teisel pool, mitte seal, kus ma istusin, sinna tuli mega palju inimesi pildi ette, et aga seal teisel pool ei olnud kedagi. Siis ma mõned pildid sain. Ega ta vist väga miskit siit praegu ei näe, aga ühesõnaga
midagigi sain, aga see on äärmiselt keeruline. Kui ma oleksin Kaleviga reisil, nagu me tavaliselt koos käime, siis on nii palju lihtsam oleks. Ta lihtsalt teeks minust pilti ükskõik mis nurga alt, aga siin kõigepealt, isegi kui siin ei oleks mitte kedagi, siis see võtab aega, et sa sätid oma telefoni või kaamera või ükskõik millegi nagu üles, vaatad mingi nurga, kuhu peale sa oma tripodi saab panna ja nii edasi, et jah, võtab aega. I got 2 left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bassline are in my blood, both hands upon a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Place don't close until we wanna leave it. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. Hola, tervitus Karmeli linnaosast ja käisin just seal üleval, kus on Karmeli punkerid. Ehk siis sealt on väga ilus vaade linnale, see on mäe otsas, sellepärast see on ka tuntud. Aga ma mõtlesin, et ma räägiks korra teiega sellest, et kuidas Barcelonas on taskuvarastega, sest see on kindlasti väga üks suur teema, millele paljud mõtlevad, et kas Barcelona on turvaline sihtkoht. Mina ütleks, et mulle tundub, et siin on äärmiselt turvaline, kui mõelda just ütleme kõike peale mitte siis nagu taskuvaraste. Küll aga taskuvargaid siin ma pole küll isiklikult näinud, aga ma olen suht kindel, et eile minu kõrvale üks istus. Midagi küll ei juhtunud, aga ühesõnaga asi ongi see, et neid võib ju siin olla, aga see on sinu enda süü, kui sinult midagi ära varastatakse, ehk siis see tähendab, et see pole piisavalt ettevaatlik. Ehk siis ma soovitan kindlasti oma asjadel kogu aeg silm peal hoida, ära käia ringi pea laiali nagu loll turist on, ütleme, kui stereotüübitada, sest et neilt ju varastatakse mitte kohalikelt. Et ma proovin näiteks siin alati oma marsruudi ette ära vaadata ja panna telefoni kotti ja siis minna kõndida see marsruut ära, mitte kõndida telefon käes ja vaadata, et issand, kus ma olen, sest et siis on kohe süke, ma jään ju nagu silma, et ma olen loll ja ma ei tea mitte midagi. Ja kindlasti näiteks ära lihtsalt võtagi kaasa mingisuguseid väga väärtuslikke asju või siis minul on enamus raha hotellis, ainult veidi sularaha kaasas ja niimoodi, et ja kindlasti ei tasu külge panna mingisuguseid suuri kuldtehteid või siukseid asju. Noh, mul küll täna mingid siuksed kõrvarõngad on, aga ega need pole päris hõbedast, need on täiesti mõttetud ja ma ei usu, et keegi mul siit neid hakkab ära tõmbama, no ma loodan, see oleks päris valus. Ühesõnaga ei tasu ise meelega tähelepanu tõmmata. Et kui oled ise piisavalt ettevaatlik, siis ma ei usu, et sinuga juhtub midagi pealegi. Asjad on ju ainult materiaalsed. Isegi kui midagi juhtub, siis peaasi, et sinu endaga on kõik korras. Come on and dance with me in Barcelona. Drinking sangria. I just want to be in Barcelona. Citra, Rica, feel that summer breeze in Barcelona. Nosotros, vive la vida, siempre viva Barcelona. On päev number mitmes nüüd, 3., 4., ma isegi ei tea, aga olen täna tulnud siia mäe otsa, mille nimi on Tibidabo, kus on lõbustuspark ja kus on ka üks väga ilus kirik, mille pärast ma tegelikult siia tulingi. Lõbustuspargist ma käisin ainult läbi, aga ma seal millegagi ei sõitnud, kuigi isegi oleks tahtnud, aga järjekorrad olid natuke pikad.
Kätte on jõudnud viimane täispikk päev mul Barcelonas ja kõnnin hetkel tänaval nimega Rambla de Catalunya, mis on siis ka üks päris suur tänav. Ja käisin hommikul rannas ka, ma käisin selles kõige kuulsamas siis Barceloneta rannas ja seal ma käisin niimoodi hommikupoole, siis polnud nii palju inimesi, kui ütleme juba 10-11 aeg hakkas väga palju inimesi sinna kogunema. Nii et kui ma teeksin siin omale täispika rannapäeva, mida ma ei ole plaaninud teha, siis ma läheks kindlasti kuhugi mujale randa, mis ei ole päris nii kesklinnas, et vast on siis seal vähem rahvast. Barcelona on muideks ülihea koht shoppamiseks, siin on mega palju poode. Seda ma ka praegu muidu teen, et ma olen selles linnaosas, mille nime ma praegu peast ei mäleta, aga ma kirjutan selle siia alla, kus on need nagu ruudukujulised majad või noh, nagu need on tegelikult 8 nurgad, need ei ole nagu 4 nurgad. Et siin on väga palju ilusaid maju, väga ilus arhitektuuri, väga palju erinevaid poode. Kuigi natukene keeruline on kõndida nende vahel, sest et selleks, et üle tee minna, pead sa alati väikse kõrval põike tegema, et sa ei saa kohe otse nurga pealt üle tee minna. Aga muidu need majad siin ja kõik on väga ägedad. Tere hommikust, käes on 30. august, kell on väga varajane, sellepärast ma ka selline välja näen ja ma olen hetkel lennujaamas, sest ma olen minemas Ibizale. Ja seda ainult 1 päevaks, see on siuke nagu väikene day trip, kuna see on Barcelonale väga lähedal, sinna lendab ainult mingi tund aega. Et ma hommikul lähen, nüüd kell saab alles 6, ehk siis ma olen juba valmis ja kohe lähen lennuki peale. Tulen siis õhtul tagasi. Aga ma tahtsin öelda seda, et ma käisin eile vaatamas seda purskkaevude show'd, nagu te ilmselt nägite, ja see oli väga vinge. Küll aga paar nippi teile. Mina läksin sinna peaaegu tund aega varem ja seal oli juba väga palju inimesi, aga ma sain istuda siukse nagu, ütleme, see pidi olema ilmselt muruplatsiga, kuna seal käiakse, istutakse kogu aeg, siis see oli põhimõtteliselt lihtsalt muld, ehk siis ma soovitan teile kas minna esiteks hästi vara, et te saaksite istuda nende treppide peal, aga ma arvan, et ei ole mõtet, sest minu koht oli väga hea, lihtsalt võtke midagi istumiseks alla, minul oli näiteks üks kilekott, mis ma panin siis tagumiku alla, et päris mulla peal ei peaks istuma.
tänaseks ongi mu viimane päev nüüd siin Barcelonas. Mul on veel viimased tunnid aega, et selle linnaga hüvasti jätta ja ma olen juba natuke kurb. Kuigi ma tahan koju ka minna, aga siin on lihtsalt nii imetore olnud, et kahju on lahkuda. Nii, ma olen nüüdseks koju jõudnud, nii et on aeg selle video otsad kokku tõmmata. Mul oli väga tore reis igal juhul ja ma loodan, et teil oli ka huvitav ja informatiivne seda videot vaadata. Ja kui teil on mingisuguseid küsimusi, ükskõik mille kohta, kas reisi kohta või selle sihtkoha kohta, siis andke mulle kindlasti teada, ükskõik kust kanalit pidi ja ma kindlasti vastan neile. Aga teiega näeme järgmises videos. Tšau!